Pomps kakas ukse taha. Ma olen nii õnnelik praegu. Alla saab hüpata, kui vajadus on. Rõve. Põgeneda, ma mõtlen. Tšau, ma olen Milleen Artjov. Ja ma olen Suumer Krist. Ja meie oleme Millennials. Armsad sõbrad, täna me sõidame bussiga Riiga. Mille jaoks? Et leida üles Läti halvim ja parim hotell. Ja see halvim, oh my god. Madratsite vahel pidid olema lutikad. Elame näeme, igal juhul, miks me bussiga lähme, sest mina ei viitsi lihtsalt Läti autoga sõita. Ja kui meil on selline luksus nagu Lux Express, kes toetab ka tänast videot. Ja aitäh teile, siis miks mitte seda kasutada ja mõtlen 4,5 tundi, ma ei peagi roolima, vaid ma saan actually olla kasulik ja oma tööasjad ära teha. Aga lendame videosse, kallid sõbrad. See läheb Varssavisse ka ju. Jah, Riia on vahepeatus. Pani meid eraldi istuma, ma ei jaksa kuulata su jäppimist lihtsalt. Ei, see on aus. Kes sa tõdakna poole või? Ma pean käe 1, 2, 3. Sina tõdakna poole. Mul on sul üllatus. No nii. Seda üllatust oleks oodanudki. Okei, aga me joome ka luksesse pakutavaid asju. Kindlasti. Kõrvapõrg ennast peale. Seriaalid, muusika, audioraamatud, mängud. Gamer striimeriga ühel reisil. Sudoku. Mis teed? Mängin videomängu. No nii, on aeg või? On aeg. Davai, ma just lõpetasin oma tööasjadega. Aga aeg on lugeda nüüd reviewsid selles kohas, kus me lähme ja vaatame, kuivõrd crazy see on. Ma mõtlen kohe ära, et see on väga crazy. See on nagu next level crazy, need review'd. Ma lihtsalt alustan. Esimene ja kõige olulisem asi. Selle koha hinnang või rating on 1,8. 1,8. Ma ei mäleta, kas see on palju hullem, kui oli meil Lasna või? Lasna. 2,8! Hakkame siis lugema neid hirmsaid kommentaare. Okei. Alex Alasard. Kogu maja ja korter oli nagu õudusfilmis. Toad olid selle hinna kohta korralikud. Seinad on paberist, et oleks kuulda kõike, mis väljast toimub. Vannituba oli krooni juveel, sest ma ei usu, et ma olen sellist õudust kunagi varem näinud. Hallitus kõikjal. Koht oli päris räpane ja hoone asub suure palju tee ääres. See ei olnud maailma lõpp, kuid kindlasti meelde jääb kogemus. Me ei maga on ka, me ei maga päev. No nii. Okei, see ei ole hea, see ei ole hea. Halvim hostel üldse. Lutikad ilma keppideta ja nad tühi. Suurepärane Google'i tõlge. No nagu multikas vaata, need mütsid peas. Hello my baby, hello my honey. Jimmy Westerlund. 1,5. Ükskõik kui vaene tega poleks, ärge broneerige selles kohas tuba. Hommikusööki pole. No shit, et seal ei ole hommikusööki. Toad on räpased, klienditeenindus on naljanumber ja neil on lutikad. Samuti ei saada mingil põhjusel raha tagasi. Isegi mitte siis, kui võtsin lutika pudelis kaasa ja esitasin selle registreerimuslauas olevale naisele. See on juba teine kaebus, et neil on lutikad. Ma ei viitsi. Bro, see on võib-olla esimene video, kus me peame poole öö pealt minema kuskile. Saate ära kolima parki. Kus õues magama, maga hea meelega õues päriselt. Ma scrollin ja kõik on 1,5. Vereplekid. Lõpeta ära. Aga see oli mingi 7 aastat tagasi. Okay. Aga no ikkagi. Siis kui sa olid veel noor. Räpane personal ei austa oma kliente üldse. Halvim elamus Riias. Kui hakkan kaebama toa üle siis ja selle üle, et mul pole isegi pistikut telefoni laadimiseks, viskas omanik või juhata mind minema. Siin ongi tuba, kus on ainult üks voodi. Oma Jesus, man. Oi, kullane, see on nagu juust. See on madrats. Vaata, see porol on lihtsalt. Fun fact, mis meile öeldi, kui Wi-Fit ei ole, siis varastage kõrval Mäkkist. Jaa. Maris Savik käis siin, kirjutab. Tuba 2 laia voodi, tasuta parkimise ja hommikusöögiga. Loe, räpane harjakapp. Tegelik hostel võrdub suur korter, mis on paber õhukeste seinte abil pisikesteks kapikesteks ehitatud. Inimesed seda tööbida. Kui keegi kõrvaltoas hingata julgeb, on seda kuulda.
toas mahtus vaevu ümber pöörama. 2 kõrvuti surutud voodid täitsid kogu akendeta ruumi, linad ja seinal räpased, sooja vett ei olnud, absoluutselt kõige ekstreemsem ööbimiselamus. Ekstreemsem! Raudse huumorimeelega inimestele jagub naeru kogu eluks. Midagi meile. Lähme siis naerame seal. Arvesta sellega, et täna viimane luksus, mida sa koged, on siin Lux Expressis. Lux Expressis. Tasutab soojad joogid, vesi, mõnusad istmed. See tundub hullem kui Lasnamäe. Ja nagu, mis saab olla hullem kui Lasnamäe? Ma ei kujuta ettegi. Seda ei ole minu ajaks. Ta oli kõige õusam. Me oleme jõudnud Riiga. Ja võib öelda, et see Ekspress oli küll Lux. Ei, väga mõnus oli. Tegelikult suht kiiresti läks aeg praegu. Ma ei tea, ma ei ole väsinud või Ei, midagi. ma ei ole ka. Sa oled valmis minema, ma jõudus majja. Jaa, oota, kohver ka. Võta, Eston. Tallinna selles mõttes on ikka, näeb parem välja. Rohkem on investeeritud linnapildi korda tegemisse, ma ütleks niimoodi. Tuled bussijaamas maha ja siis on siukene vaatepilt. Ja norm kalakas. Siuke normaalne kalaaroom. Lähme siis sinna halba hotelli, mis meil siin ikka. Õues on külm ja lähme, oota korra, ma mul on vaatan. pooled püksid koju jäänud. Vaatan korra, pooled. Sa tulidki mees! Väljas on 14 kraadi, see on lühikas. Eil oli päike, mees, sa ei saa Ma saan aru, kas see Gen Z ma panin pooleldi riidesse, soe ülevalt, külm alt. Okei, see on norm seiklus. Norm seiklus. Mitte midagi ei saa aru. Igal juhul selles majas peaks olema kuskil. Meie sviit. Äkki siit uksest? Äkki ma lähen. Kaugele vist ei jõua või? Keegi oli seal. Ainuke asi, mis vastab sellele aadressile, kus on üks Nika aparthotell. Siin on mingi büroo, autokool ja vanad inimesed. Marias. Jah, see sama uks. No läheme siis tuppa. Toiko Jumi. Aga mis selle koha päris nimi on? Marias 1, Marias 1. Aga mis selle koha päris nimi on? Sõbrad, on aeg avaldada meie kõige halvema reitinguga ööbimine Riias. Selle nimi on Baltic City Hostel. Baltic City Hostel. Baltic. Yeah. Aga mulle tundub, et me lähme hoopis Nika apart-hotellidena. Marmor blööris igaks juhuks ära, see on see cancel, ta on okalae. Okei, aga läheme sisse. Midagi lasi mulle pähe vahepeal. Keegi pissis või? Ei, see oli vesi. Okei, siin on juba barmoti hais veel. Oh my god, siin on siuke barmoti hais. Õnneks mul nina kinni. Vaata seda lage ka. Bro, see on nagu haunted house. Kuule, aga siin on kaamera. See tähendab, et siit on midagi varastada. See on reaalselt back rooms. 4. korrus. Oh my god, ongi korredi seiskond. Pissimaja. Pissinami. On ju seiskond kusehais, noh. Ma ei tea, kas kusehais, aga mingi rõvahais on küll. Mu nina veits kinni. Issand, mis siin toimub? Kuule, see, mis ma lootsin, on meie oma. See oli liiga hea to be true. Meil on 4. korrus. Ma räägin, see ei ole meie oma. See ei ole meie oma. Mis siin toimub? Mine persse küll. Bro, aga... Kus aken on? Kus aken nii? Bro. Kui meiega peaks midagi juhtuma, siis me saame siit juristi kohe palgata. See pole isegi kuradi silti, kus me lähme. Me lähme siis mingi suvalisse korterisse, siis ma kusen täis ennast. No see on apartment 8. No, tee lahti. Kella laskma. See ei ole ära näppu pane, see on õhku. Mis ma teen siis? Proovi igat ust, ma ei tea. Ei. Pomb lahas. Hallo. Hallo? Kas sul 10 euro ei ole või? Vaatan kohe. Meil on vaja võitmet deposiit anda. Mida peiki, bro? Hais. Спасибо. Спасибо.
mees, ma oleks nagu mingi nagu rongivagunis praegu. Oh my god. Kui ma mõtlesin, et Lasnamäest ei saa midagi hullemat olla, siis ma effing eksisin. Ma olen šokeeritud. Mees, kas sa nagu päriselt või? Ja sa aru, ta lause oli, et ma loodan, et teil on siis rätikud kaasas, et me nagu rätikut ei anna, et kui te tahate pesta ennast. Lasnamäel olid rätikud, mees! Ja kas te saate aru? Ja meil oli vaade. Ja, kas te saate aru, Kas te saate aru, me pidime andma 10 eurot deposiiti võtmete eest. Sest neid võetakse ära või? Lihtsalt jah, ma saan aru, et need, kes tulevad siia lihtsalt kõnnivad võtmetega minema ja kõigil on savi. Nagu sellises kohas. Meil on üks nagi. Siin haiseb mees. See on rets, me tulime siia. Ja meid pandi teise blokki, B-blokki. Blokki, mis kohas asjad? Blokk. Oh my god. Oh my god, kui see on nii Mees, kas me valgus. päriselt teeme? Siin on ainult üks. Ei, oot, ma loodan, ma siit pauku ei saa. Saagu valgus. Oh my god, mis parmott, ma ei saa lihtsalt mees. Täitsa Lõpeta ära, mis kuradi elu see on. See on nagu visuaalselt üks õudsamaid kohti, kus ma olen kunagi ööbinud. Ukse lukku raisk. Kas siit nagu alla saab hüpata, kui vajadus on või? Nagu põgeneda, ma mõtlen. Kus me siit välja saame siit kohast üldse? Siit tagant saamegi. Siit aknast või? Oi, okei, see on liiga kõrge. Mis seal paistab üldse? See on nagu mingi New York. Kuidas nii kitsas on meil aru? Tõesti, me seisame niimoodi, vaadake, kui meie vahe, meil on siuke käevahe. Meil on käevahe nagu. Siuke intiimne olukord. Kuulen, kuidas see kõik siin kajab. See on nagu reaalselt sitamaja. Nii, aga me peame tegema voodi checki, sest see on nagu first thing, bro. See on pane, kuhu ma panen oma kotis? Ma ei taha kuhugi panna oma asju. Vaata neid linasid. See on UV. Mul on UV, muidugi, mul on UV igal pool kaasas. Kumb voodi, eks me teeme kiloverkäärid? Ma ei tea, mul on jumala ükskõik. Võta endale see Pariis, kui sa tahad. Kuradi tabureid. See läheb võrti. Vaatan voodi alla. Ma ei silma midagi, mingi punane asi, aga ma ei tea, mis see on. Vereplekkaga, näita. Ei. Oma vereplekkidega. See ei ole kättemaksukontor. Sa oled Frida või? I'm real life Frida. Sa oled Maarja, sul on blondid juuksed. Nii, vaatame siis. Kas ma tahan katseda seda ka või? Me peame magama siin, Artjam. Oh my fucking god, okay. Ja enne ei lähe magamiskotti, kui see on puhas. Alustame siis padjast. No nii, võta välja, eks on lutikad sees, võid korra üle, nagu full check. Ja õige. Siin oli lutikaid mitu korda. Probleem oli ka. Siin on näha lutikad silmaga või? Liiguvad nad päeval või? See on hea küsimus, ma ei ole nagu lutikate ekspert, aga ma eeldan, et nad peaks liikuma. Sellise koha kohta isegi päris viisakas padi, ütleks. Okei, magad selle peal pärast või? Ei. No seda te vist kõik näete, et kui räppane see kõik on, see on ikka nagu rõve. No, kuidas? See on rõve ju. Sa tuled majutusasutusse, sa maksad selle eest raha, et sa neebida ja sa saad nagu sellise asja. Siit ta tuleb. Siin on kellegi pepu kinni jäänud. See on kõik meie lemmikosa saatest. Ja vaata kõik läbi. Ja vaata, kui sisse vajun madrats on. See on ikka nagu normilt magatud. See on korradi purunenud lihtsalt. Kindel, et see ei ole mingi lutika pool. Lutika, see on pooleks või? Ei, aga need mustad junnid ma nagu veits kardan. Tee pilt, küsi, kas see on lutikas. Selleks ma seda makrot kasutangi, et kuradi lutikat piltada. See peaks ikka selline välja nägema. See vist ei ole ikkagi see. Mees, see on ainult kattemadrats, see ei ole isegi madrats. No siin on mingi vere ja plekid, no see on klassika, ma olen harjunud selliste asjadega. See on jah, sellega ma olen karastunud. Midagi läks pooleks. Kõik kõvasi. Või no, Jesus fucking Christ. See madrats on lihtsalt laineline, see on nii ära magatud. Ja higistatud, see ongi higiga kõik. See on higi, jah. Higi ja ma ei tea, mis kuradi punane tekkiga siin nagu väga palju vaadata. See on veits karvane, või see pudrune.
putsune. Põhimõtteliselt sama, mis Lasnamäel. See on põmm sama, mis Lasna, aga mitte nagu Soome kohe lähedaltki mitte. Soome oli nii elegantne ausalt öeldes nagu võrdes selle. Ja mis siin hakkab öösel juhtuma, ma ei taha mõelda selle peale. Vaatame üle siis minu voodi. Siin on veits mingi plekid. Pariisi vibe. Äkki tekitab romantikat öösel siin magades? Eks me tahame siia öösel romantikat. Siin on nii kitsas, et siin ei saa filmida isegi reaalne. No padi on korras. Parem padi kui mul vist, mul on siuke tunne. Actually sulgi täis padi mul. Vaata minu oma lihtsalt. Oota, vaatame teik üle. Nii, tekk. No siit vaatan sisse, ma ei taha seda täitsa sisse ronida sinna. Oh, wow. Damn. See madrats on nagu elu näinud ju. Ai, perse. Oh my god. Njam. Oh my god. See on elu näinud. Mul oleks suur lahendus sellele. Viskad välja või? Keer on teistpidine. Ei no muidugi. Ma panin käe sisse. Miks sa seda üldse pöörama pidid? Mis asi see? Oota, tule eest. Ma annan sulle kohe. Oota, see on nagu see rutika pilt. Ei, need on ikka plekid, need ei ole augud. Meie kardame auke, mees. Ega mis asi see on? Oota. Kuule, mu jalg sügeleb. Mu jalg sügeleb. Lõpeta ära. Oota, mu jalg See on sügeleb. praegu Gen Z reaktsioon. Rahu. Aga mis see on? Ma räägingi, mis asjad siin on. Ei, see on mingi, mees, see on mingi sitt reaalselt. Ei ole. See on mingi kuivanud sitt, ma ei tea. Ei saa olla. See peab olema kuivanud sitt. Vaat, lõpeta ära! Jesus Christ. Miks sa teed mulle nii? No Mait, kumb pool see parem on? Ei no see on parem. Ei, lõpeta. Ei. Too pool on parem. Ühtlaselt higine lihtsalt. Aga rääkides sul inast, siin on ka seesama kakaplekk. Ja siin on augud. Augud on ka, jah? Väga palju. Ma arvan, et me võtame siin kohal praegu selle toa tuuri kokku ja lähme avastame siis äkki koridore või? Lähme võib-olla teeme väikse skaudi tõesti, vaatame, mis siin veel pakub see majutus. Meie ploki WC, eelmine emotsioon. Ei olegi kõige hullem. Nagu mingi mega räpane ei ole. Siin on see vana hea seebilõhn. Ja. On ju sama seeb. Ei, sa vedavad, sul on suured valikud ja veitsi paber on ka olemas, nüüd kõik on okei. Siin saab siis käsi pesta. Ja nüüd ma saan näidata teile seda õudset duširuumi. Üks pirn on puudu vist siit. Aga duširuum on siis selline. Ja seda dušiotsikut vist väga sinna kinnitada ei saa, sellepärast see vedelebki siin maas. No ja see äär on ikka nästi. Kui sul juhuslikult peaks švamm koju jääma, siis ära muretse, siin on hari olemas. Ühesõnaga, me võtame nüüd oma tähtsad asjad igaks juhuks kaasa. Ja kallid asjad võtame kaasa, sest neid ei julge siia jätta. Ja me läheme vaatame, kus me sööme ja otsustame veel need üllatust teile kui ka meile. Nii, me läheme hoopis sööma kebaabit, oleks natuke põnevam kui lihtsalt Subway, mida ma süüa tahan. Ei pidanud üldse kaugele kõndima, võtsin Mapsi lahti, parimad toidukohad, palun, 4,8 rating, 24 hours, kuigi siin on 11-2 või? See on baar. Baar. Okei. Nojah, 24 tundi, 4,8 rating. Ja vaata, mis piilub. Jei kebaab, sinu lemmar. No vaatame, kas äkki Riia kebaab suudab sind üllatada, Kris. No, ma ei usu, aga vaatame. Ma pressurisin Artjomi võtma XXL miili. Tegelikult ma ise küljaks ma ära jõuan süüa seda XXL-i. Seda ära ju. Seda on huvitav näha, kui suur see on. 11 euri XXL. See on jumala hea hind. Nii suur või? Ma läksin siis smalli ikkagi. Võta mõõtu. Okei, lähme istuma. Nii, ühesõnaga, siin on minu large. See on mu käsi siin kõrval. See on See on üüratu ports ju. See on üüratu ports, mees. See on large, mis asi on XXL? Ja miks sa nuumad mind, Kris? See on parem kui Saksamaal. Juba. näeme. Tava kebaab, jah.
Oh, thank you. Thank you. Thank you very much. Vaata seda purikat. Ma oleks selle võin 2 peale võtta reaalselt. Sa saad friikad ka või? Friikad ka või, Lõpe. Kas see pole eludiil? 11 eurot. Friikad, siuke asi ja jook. See on crazy deal ja see oli 8 peale. Vaata seda paksu Oh poissi. my god. Vaata seda paksu poissi. Joo, no nii. Esimene emotsioon. Wow. Aga väga hästi maitsustatud ju. Väga maitsev on. Hea koht. Hea koht. See ei ole parem kui Soome oma, aga see on parem kui Saksamaa oma. Ja see hind on lihtsalt... No Eestil pole mitte midagi vastu pakkuda. A few inches later. Palju me süüa jõudsime sellest kogusest. See tundub nagu oleks mingi pool söönud ainult, I swear. See mägi oli selline, bro. See on nii palju siia veel jäänud. Ma ei jaksa, mul ei mahu. Ehk siis see õppetund, ärge võtke XL-i ja ka mitte L-i. Riga. Ma tahaks kokku võtta nii palju, et ma alati allun su provokatsioonidele. Ma olen, et tead, ma võtaks M-i nagu, see oleks nagu siuke mõnus sport. Ei, ma tohiks XL. No okei, fine, ma siis võtan. Mul on nii raske. See ei jaksa. Ja kuna Riias Starbucksi pole, siis meid päästis välja hoopis Costa Coffee täna. Ja ma võtsin endale pumpkin spiced decaf latte, sest tahaks proovida ikkagi meie suurepärases hotellis magada. Ja ma üllatasin Krissi ühe väikse refreshneriga. Arbuusi maasika mingi värskendav jook. On arbuus või? Arbuus jah, maitseb või? Maitseb jah. Aga see on arvatavasti meie viimane tänane nauding. No. Enne kui me peame veetma terve öö saatana persses. Ja me juba teame, et meie kõrval elab Kompsu, nagu Janis. Janis, panid Janiste nimeks või? Ma arvan, ta nimi on Janis. Janis, kes hakkab öösel laule laulma, sest ta juba päeval tegi häält soojaks. Viia sildi peal on koer. See on B-roll, bro, mis jäpid siin. Viia sildi peal on koer. Jah. Tal on suured jalad mees. Miks sa seda vaatad esimese asja? Sest vaata, see ulatub üle ääre ju. Praegu me jalutasime ja see on ju mega kaunis vaade. See on väga kaunis vaade, siin on see üldse hea, väga. Veits New Yorgi vaim, ma oleks nagu Central Parkis praegu. Yeah. Reaalselt. Ton-ton-ton. Me oleme tagasi oma suurepärases ööbimiskohas reitinguga 1,8 ja me oleme nüüd uksest sisse. Ja vaatame, kus on Jaanis, meie sõber. Silt ei valetanud. See on siuke kalalõhn on. On ja keegi teeb tööd ka siin. Aga need on samad tüübid, kes meie ees läksid. Kurat, kuidas nad nii rõõmsalt siia trepikotta sisenevad? Kaunis sisehoov. Retstabi käis. Jaanis. Jaanis räägib midagi. Noh, näita meie ilusat tuba. Kes see on? Mis ta siis? Mine perse. Lõpeta ära me. Sa ise tahtsid siia varakult kohale jõuda. Oota, ma panen tule ka. See on nagu... Oi, meeldiv on siin tulega. Panen siis ukse lukku ka. Mine lolliks, ma ei suuda olla. Ma jätsin võtme välja. Täiesti õuduste majana. Kus ma olen? Oh my god, keegi paneb praegu 30 minutit videos edasi. Okei, 20 minti paneb videos edasi. Sa näed, kuidas ma olen nii õnnelik praegu, sest seal kuskil arvatavasti mujume midagi. Ma olen nii õnnelik ja siin praegust. Ma olen nii kurb. Kujuta, kes siin on tuleohutusnõuded täidetud, ma hakkas mõtlema selle peale. Vaata, ei ole ellu sees, kui põlema läheb, sureme ära siia. See on nagu perse ju, see on ainuke välja see pole andureid, mitte midagi. Ja see läheb väga kergesti põlema, kui peaks minema. Väga kiirelt, jah. See on ju parmott.
vaata, kuidas see põlema läheb. Ega ma räägin, see on nagu süüa sureb ära. Ainult laen on see, et sa hüppad siit aknast sinna aknasse, vaata. Ma just mõtlesin täpselt sama, et Spider-Mani. Aga sa hüppad välja siit huvitav või? Hüppad küll, aga... Aga sa õigesti hüppad, vaata. No ja see on ei nagu... hüppa ikka. Sa kuidas pea ees võid hüppama, vaata. Sa hüppa ära seda elu sees nagu jalgade peale. No siis, mis me teeme siis? Teeme oma voodiasemad valmis äkki siis. Äkki sa tahad pessu minna? Lõpetada, ei. Ei. Lihtsalt mingi naiste jepp oli. Väga palju kõndimist kogu aeg. Ja kogu aeg mingi liikumine käib, kogu aeg mingi vetsu vahetama, ei tea. Ja siin on mingi oot-oot-oi. Putukas. Mis putukas? Akna laua peal. Akna pead oli. Ma ei näe kedagi, kõik on surnud siin. Mis kuradi hääled siin käivad vahel, kuuled? Mingi lambad elavad siin. Kogu aeg lihtsalt keegi karjub uuest. Ja nagu mitte lihtsalt nagu mul on hea tuju ja ma nagu võistlasti näete nagu mingi kahtlased hääl. No davai, Kris, sinu kord hambeid minna pesema. Aga siin kõrval käib retsi jäppimine lihtsalt. Ära imetle ennast nüüd. Ära imetle. Kaua sa pesed hambaid? Nüüd on sena mind. Mul on hirmus siin. Mul on ka. See on ebanormaalne, see toimub. Mind podcasti üksinda. Ei, see on 2 tüüpi. Jaanis ja... Ja ta sõber. Petris. Petris. Ma tahtsin midagi muud öelda, aga ütleme siis Petris. Kuulsin, kuidas Välgu Mihkel läks tööle. Tüübid suitsetavad toa sellist rahulikult. Huvita, kes siin on tuleohutusnõuded täidetud, ma hakkis mõtlema seda peale. Vaata, ei ole jälle sees. Jah, ei liiga. Crazy. Ma arvan, et me lähme vaikselt magama. Ja kui teate videos nii kaugel, kommenteerige, pange like, subscribe ja kommenteerige alla. Ja nii see Petris. Miks ta nii kaua mõtte? Ega need on meie sõbrad. Jah, seal. X-Ray Marmor. Ma ei saa lihtsalt see vend. Vend ei liiguta musklitki roes oma magamiskotti, sirge kui puutokk. Sa natuke kommenteerida? Marskasid öösel. Tegelikult? Korreksid, õnneks. Okei, thank God, sest ma väga palju ei maganud. See tähendas, et ma korraks vist magasin. See oli jah, alguses. Oota, kui päriselt. Mulle tundus, et sa mingi täiega põõnasid. Ei, ma ei maganud midagi, mees. Praegust ma olen terve öö lihtsalt nagu vehklenud. Selle kuradi voodiga ma ei saa. See on nii kange, mees. Ma tunnen, mu perse on kogu aeg, selg on valus ja perse on valus. Mul on nii sitt madrats. No ma magasin ka nagu väga osaliselt. Ja siia saabki. Ja no ma kogu aeg nagu olin see, et ma elu eest ma ei taha millelegi siin vastu minna. Mul oli suva magas selle full padjaga tei musi sellele juba. Mul on... Miks sa öelnud mulle, et ma nii sitt välja näen? Ütleks, et sa praegu nii sitt välja näed. Ai, pla. See on su esimene asi, mida sa ütled. Kuradi Artjoms. Okei. Olen siin praegu WC-s. Bro. Siin on reaalselt veri, bro. Siin on veri. Siin
Seal on reaalselt veri. Verised paberid seal samas prügikastis veits. No nii, me pääseme Akriom. Let's go, lähen siit ära, palun. Arvustused kirjas, tohib, ma alustan. Jah, tohib. Ma kuulan sind hoolega praegu. Minu review on selline. 1/5 kõigis. Kõigis. Nii, ja hakkab pihta. Okei, ma juba nägin. No loe. Põh, A, S, kõh on selle arvustuse nagu pealkiri. Nii, kes teab, mis tähendab, teab. Kas sa mõtlesid välja, mis need lühendid ka tähendab? Jah. Nii, esimene punkt. Parmoti hais käis üle pea pluss suitsuhais. Teine punkt. Absurdselt õudse välimusega hostel. Kolmas punkt. Seinad ei kostunud, aga pomš kõrval toas. 4. punkt. Kõik vooditarbed olid mustad ja vanad, ehk siis põh, A-S, kõh. Ja viimaseks, ärge siia minge, kui te just ei taha ennast traumatiseerida ja proovile panna. Aitäh, Jaanis Kreemis. Terminator. Okei, ei, väga ausad punktid. Ma ka ennast enda arust tagasi hoidnud, ma üldiselt üritan olla hästi poliitiliselt korrektne, aga ma siin ei Ega suutnud. siin kätte ei saa. Kui teil on vähegi võimalust kuhugi mujal ööbima jääda, siis tehke seda. Tegemist on räpase ööbimisasutusega, kus teie naabriks kõrvaltoas on tõenäoliselt asotsiaal. Meie puhul ta veel ka suitsetas oma toas ja terve koridor oli suitsulõhna täis. Madratsid ja voodipesu ei kannata kriitikat. Good morning. Need on kulunud ja määrdunud. Pesemisvõimalust ei kasutaks ka siis, kui keegi peale maksaks. Rätikuid anyway ei antud. Väga paha. Paha. Pomš kakas ukse taha. Ühesõnaga, sõbrad, me oleme sööma. Ma tahan mingit restarti oma ellu praegu. Mingi restart on ja me oleme selle ära teeninud. Mu aju on kuidagi nagu, ei ole nagu kohal praegust. Siuke nagu... No, me nagu vaata selja taha, vaata, mis meie selja taga toimub praegu. Me oleks nagu selle hotelli hoovi sattunud. Ega me oleme 2 parmoti. Parmoti! Oota ära seda sõna kasuta, sellest võib-olla nad saavad aru isegi. Lähme ära sest. Kui ma neid pannakaid nägin, siis ma olen Artjomšist muutunud Artjomiks tagasi. Ja mina olen lihtsalt näljane. See näeb ikka päris hea välja. Enne kui me läheme hotellis, Artjom tahab käia juuksuris ja saada Artjomšist lahti. Vaadake seda, see on täis Artjomšik. See oli üks mu parimaid juuksuris käike üldse. Vend tegi kulmud, abe, kõik. Kulmud, nina puhtaks, vaadake. Nina, kulmud, kõik. Habe, vaata kui clean. Ja siis lasi veel parfüümi ka peale. Tuleb välja, et ta ise aretab parfüüme ka veel. Nagu crazy. Meil on aeg ette lugeda review'd selle kõige parema hotelli kohta Riias. Hinnang on 4,8, 1317 inimest on arvustuse jätnud. Esimene tuleb siis Leslie Sheenilt. Ta peatus siin 2 kuud tagasi, või no vähemalt teatis arvustuse 2 kuud tagasi. 5-5-st puhkus oli siin perega. See oli meie teine peatumine Riia Grand Kempinskis, juba teine. Toad on puhtad, ilusad, hea konditsioneeriga. Hommikusöök on maitsev ja ülakorruse restoran on suurepärane. Me teame, kuhu võtta sööma minna. Siin töötavad inimesed teevad Kempinski sööbimise erakordseks. Alates soojast vastuvõtmisest kuni äärmiselt abivalmis vastuvõtu kaaslasteni ja lõpestades hommikusöögi ajal teie kohvieelistusega meelespidamiseni. Siinsed töötajad tõstavad kogemust kõrgemale. Et põhimõtteliselt me läheme registreerime sisse, ütleme, mis kohvi meile meeldib ja hommikusöögis täpselt. Coca-Cola. Ja ma just mõtlesingi seda mingi kakao, piima, coffee, whipped creams, swirl, caramel, hazelnut crunch või? Kakaod. Okei. Pedrag Marceta. 5 päeva tagasi oli rõõm teie hotelli sööbida. Kõik oli lihtsalt ideaalne. Wow. Personal on väga sõbralik. Wow. Kõik soovitused. Wow.
toad 5, teenus 5, asukoht 5. Wow. Ja vastavad ka kõigile. Mine pekki, nad vastavad kõigile arvustustele ülipikalt. Wow. 6 kuud tagasi 5-5-st, see tuleb Linda Bubierelt. Nii. Samamoodi oli puhkusel koos oma kaaslasega, paar. Veetsime suurepärase nädalavahetuse Grand Hotel Kempinski Riigas. Atmosfäär oli ilus, teenindus oli suurepärane ja personal oli uskumatult vastutulelik. Eriline tänu suurepärastele vastuvõtu tüdrukutele. Krist tuleb, vallaline poiss, jookseb. Okei, me oleme jõudnud kohale ja koha nimeks on Grand Hotel Kempinski. Hi, hello. We got here a little bit early, but maybe we could already check in. Hey. Hello. A refreshment towel? Oh, thank you. Thank you very much. And Thank some you. welcoming drink, water, juice, prosecco. Juice. Water, please. Oh, thank you so much. Thank you. You're welcome. Milline treatment. Me ei ole üheski hotellis sellist treatment, me saame joogid, näidatakse ette asjad. Kas me viime teie asjad, võtame teie need kohvrid kaasa, aitame teil need üles või no ei ole vaja ilmselgelt. Ei ole, jah. Käed küljes, aga nagu... Aga siukest treatment, ma tunnes nagu president. Oh my god, vaata seda. Mees, see näeb nii uhke välja. Nii. See on nii haige. See on juba nii haige hüpe. On ja... Ei ole. Vaata meie vaadet. Oh my god! Me just istusime. Oh my god! Ooperimaja on siin samas kõrval on pargivaade. Sinu lemmik Vabaduse obelisk. Oh my god, bro! Oh my god, bro! Oota. See on kõige naisim. Vaata kui suur dušš. Oh my god, bro! Ei ole. See on WC, siis dušš. No ikkagi on väga. Oh my god, bro! Oh my... Yes! Ma olen nii, mine Pekki, ma olen nii õnnelik praegu. Ma olen nii õnnelik praegu. Vaata, tule vaata garderoobi ka, saad aru, meil on walk-in garderoob. Ma arvan. Oh my god, lõpeta ära. Õitsa õige. Bro! Mees, see oli nagu meie tuba seal ju. See oli meie eilne tuba, see on sama suur mees. Okei, 200 garderoobi oli meie eilne tuba. Jou, see on CEO teemane. Siin tõmbad läppari välja ja... Mees, nad isegi kuradi tervitavad sinna. Tiir Akriomsa viski. Akriomsa viski. Eelmise koha maksumus oli 24 eurot, on ja? Yeah. Ja palju selle koha, selle toa üks öö on? 405 eurot. 405, ehk siis me 20 kordistame, võib-olla 18, aga peaaegu 20 kordistame enda hinda, et ööbida ja see on, mis sa saad 20 korda kallima hinna eest sa saad selle, bro. 405 eurot, mees. Ja mõtle, kus me olime, bro, ma ei saa, kus me olime, nii nagu... Esimene emotsioon, palun. Nii nice, bro. See on hella pehme nagu. Oh my god. Holy. Wow, selline baar või? Holy, bro. Aega minna ujuma. Ma olen šalam ka. Ma olen kunagi käinud nii haiges kohas, tõsiselt ka nagu spa eesruum on selline. Sa ei kuivata oma käsi mingisuguse salpakaga või mingisuguse puhuriga, vaid sul on päris rätikud. Ja seal on full kit.
täiesti haige ju. See kõige retsim asi. Kempinski. Me oleme kohal. Oh my god, bro. Ja siin on veel retikud. Ma võtsin oma retikud, siin on veel retikud. Mis see on? Sa saad pärast sauna määrida. Olla või? Aromatiška pirts. See vesi on perfektse soojusega nagu. See on siuke, et see on nagu jahutav, aga ta ei ole külm. Ta ei ole ebameeldiv sisse minna. Pane minu muud. Mis see on? Winter, Winter Energizing. Winter on hirmus. Kuidas sa näed? Nüüd sai otsa. Oi! Mis kuradi winter? 2 hours later. Ja nüüd olime sööma Subway'd sellepärast, et Kris täiega kreivis seda. Mina sain Subway'd. Seda ja siis ma võtsin okei, no lähme siis. Ja ütlema hind. 4,95. 4,95 ja mul oli 3,50 ja see on salami ja sul oli kana. Mul on chicken teriyaki. Aga Kusjuures sõbrad, sellega seoses meil tuli meelde, et me tahaksime Eestis teha võileibade osa. Võikude, jah. Võikude osa. Nii et kui te teate, kus saab ägedaid kuumasid, külmasid võikusid, siis pange need kohad kommentaaridena siia alla kirja. Ja. Ja need, mis enim laike saavad, neid me kindlasti külastame. Me teame, et Tallinnas on Sai ja Sanga, aga pange midagi, mis on ka väljaspool Tallinnat kindlasti. Eesti parim võiku. Jah, teeme väikse tuuri jälle Eestimaale peale. Otsime üles. Tegelikult me läheme sööma. Ruumi on. Õue vist ei lähe, Heana. See on siis mingi Jaapani teema. Pulkade järgi vähemalt. Kris tahtis väga proovida Wagyu steiki. Tead, mis Wagyu steik on, on ju? Lehmad, keda siis muditakse, keda lastakse mingi klassikalist muusikat ja keda joodetakse õllega, et neil oleks lihas, oleks see marmor. See on väga haige. Rasv väga ühtlaselt jaotunud, et ta tekitaks üks marmor. Siis hästi hoitud söödud marmorpätern. Kellel üks päev lüüakse nuga selga. Jep. See on kõik illusioon. Neid reaalselt kasutatakse ainult selleks, et sina saaksid neid süüa. See on nii pekkis, ma vihkan kõike, laseme õhku. Aga väiksed snäkid toodi meile, jah? Need on juurviljakrõpsud. Ja see oli majonees. Mingi meio, jah? Vaata korra, mis need on, mingi söök. Toodi mingid märjad rätikud, saad ma saan mingi must sushi. Käed nii-öelda ära pesta. Leisid siis jälle vana hea. Aga siin on, mis need on? Need on sushi ja siis selle restorani signatuur sushi krevettide ja selle salmon lõhega. Ja see... Siis on Wagyu sandwich. Ma üldse arvan, et see tuleb sandwichi kujul, aga ma arvan, et see on sinu jaoks ideaalne bait. See on Gen Z jaoks ideaalne bait. Kas alustame sushist või? Okei. Okei, siis neil on suhu. Ma ei tea. Aga midagi supererilist ei ole. Kaapsulama on parem. See on kõige hullema koha ma. Ei päriselt. Ja see on väga meat sushi, ma ütleks. See on väga meat sushi praegu siin. Artjomi kala ja üks kapsas ja porgand. Mäletad Lidli videos, ma käskisin sulle seda apteegi tilli teha. See on see penkol. Tuttav poiss. Tuttav poiss. Kuule, aga kuna see just tuli, see on soe, äkki alustame siis nende sandwichitest. Jaa, muidugi. Seda ma ootan väga. Oi mees, siin peab küll kokku lööma. See on isegi välja nagu Wagyu too. See on välja nagu chicken wing. No proovime. Ta on soola. Ma arvan, ma pean teda sojasse kastma. Nagu reaalselt. Wagyu on veiseliha, aga kui ta on nii rasvane, siis ta maitseb nagu sealiha. See on suht meat. See on lihtsalt sai ja lihakantsakas ja natukene kapsast.
see on nagu väga halb burger. 50 € selle eest või? See on ikka väga halb. On ju? See on suur pettumus praegu minu jaoks. Väga. See maitseb nagu sealihašnitsel. Jah. Kas parim hotell ei olegi parima restoraniga? Tundub, et jah, nagu toiduvaldkonnas on siin ikka palju ruumi areneda. Okei, proovime siis. Alustame kalast. Okei. Okei, see kala mulle meeldib. No okei, see on seiver praegu. Hästi pehme, hästi mahlane ja see kaste, see kõik kokku omaga. Okei, aga üldhinnang? Mul on suht madal. Kõik oli siuke nagu lihtsalt overpriced. üle hinnatud. Ehk siis ma paneksin 30. Jah, ma arvan, see on nagu väga aus hinna. See arve, mis siit tuleb ja see, mis me vastu saime, see ei käi absoluutselt kuidagi moodi kokku. Ei käi ja... 8. korrusele mina küll ei soovita tulla. Isegi jookide pärast mitte. Jep, unlucky. Okei. Kas sa oled kunagi olnud nii pettunud pärast 120 € arvet restoranis? Ei ole. See nagu, see oli väga halb ju kokkuvõttes. Selle hinna eest need maitsed polnud üldse worth. See oli nii halb ja see Wagyu, ma keeldun leppimast või uskumast, et Wagyu A5 maitseb niimoodi. Või kui maitseb, siis see on overhyped. See on nii overhyped. Kes tahab süüa lihtsalt söökt rasva? Mine võtta lihtsalt rasva ja söö rasva. Ja nagu probleem ei ole isegi selles, et tegi rasvaks, aga nagu see tekstuur, ta ei sulanud ju kuidagi moodi suus. Steigi mõte on see, et see on nii pehme liha, et ta sulab sul suus, aine. Seal oli, natkene lai, tal oli selle McRibi kotleti tekstuur, et nagu teenindas ja kogu hotell ja tuba ja spa, kõik on nagu to the max ja siis selline pettumus seal 8. korruselt, ma ei saa aru. Ma olen täiesti päri. See on nagu... 3:28 AM. Jälle kuradi hommik käes. Kris. Liht mängib tuledega. Siin ei ole varianti. Siin on master on, master off. Seal on suured kirjas, mida tegema peale ise hakkama. Siin ei ole varianti. Mis sa ta... Nii või? Siin on muidu ei ole pime. Ühesõnaga, su point oli, et me peame ütlema vaatajatele, me läheme magama, on ju. Aitäh vaatamast, näeme hommikul. Aga ei oota, aga ma tahan ikkagi lisada. Jube suur kontrast, neil see voodi kõik. On jah? See on parem või? See on ikka nagu kõrge samm edasi. Kuidas sulle see voodi meeldib? Ei, ma ei tea, ma just tulin siia. Ma just jõudsin. Kui sa endiselt vaatad seda videot, siis pane nüüd veel üks like ja veel üks subscribe meie kanalile ja kindlasti follow meid ka Instagramis. Mina olen Artjom ja tema on Kris. Head tööd. Head tööd. Tere hommikust. Oi, Artjom, kas sa ärkasid? Jaa, nii mõnus oli. Üks top 5 unesid. See voodi oli lihtsalt nii haigelt mõnus. Jep, ma jäin kohe magama reaalselt siin ja ma ei ärkanud kordagi öösel üles. Magasin lihtsalt jutti välja ja ma jäin nii relaxed. Okei, me läheme sööma. Good morning. Good morning. Vaata, kus ma leidsin, bro. Oh my god. Mees sõõrikuid saab. Meie söögid on kohale jõudnud. Mina võtsin Eggs Benedict. Ma võtsin ka Eggs Benedict, aga mul on siis lõhega. Jah, thank you. Ja loomulikult me tellisime ka pancake. Akrium. Kuda on, Kris? Ei, norm on. On hea? On. Norm, noh. Kõik nii miitene. Ei taha nagu overhype'ida. Nagu normaalne on. Parem kui eelne õhtusöök. Jah. Oh god, see oli näesti. Ma tõdsin vahvli meile ka. Mine persena. Mis sa tegid endale eilse kuradi Subway või? Või selle väga maitseb salami? Nii, review'd on kirjutatud ja samal ajal, kui Artjom kirjutas review'd, kirjutasin mina enda review, käisin vetsus ja nüüd lõpetasin ka Clash Royale'i mängu.
et ma panen alati oma hinge sinna sisse, saad sa aru? Sa ei saa review'd kirjutada lihtsalt, panen üles, noh. No loe ette. no loe ette näite siis, noh. Nii, minu review. Super Lux hotell, noh, nagu Lux Express ka. Vist parim, kus olen kunagi ööbinud ja aega veetnud. Spa osa oli ka ulmeliselt lõõgastav ja isegi ütleksin, et parim osa. Ulmeliselt lõõgastav. No oli, ma nõustun, 100%. Me olime nagu UFO laevas. Oli. Ainus asi, mida kurta oli 8. korruse restoran, kuna toidud polnud kõige paremad hinna ja maitse osas. Nõus. Küll aga päästis olukorra hommikusöök, kus sai tellida, kui ka võtta Rootsi lauas süüa. Nagu topelt, see on suht crazy. Ja parim hotell Baltimaadel, sulgudes Leedu kohta veel ei tea. Aus, väga aus. Mul on ka loomulikult 5-5-st, siin ei ole mitte midagi vaielda. Kui te soovite kogeda maksimaalset luksust, siis see on koht, kus peatuda. Uksest sisse astudes on tunne, nagu sukelduksid täiesti uude dimensiooni. Kõik naeratavad, tervitavad ja hoolitsevad selle eest, et sul oleks kõik hästi. Avarad, kaunid ja ülimalt hubased toad, mugavad voodid, suurepärane spa ja mega maitsev hommikusöök. See on päriselt ka klass omaette. Ainuke, mida isiklikul kogemusel ei soovitaks, on 8. korruse Stage 22 restoran. Toit ei olnud piisavalt maitsev, et selle eest nii palju raha küsida. Ausalt öeldes, see ei olnudki maitsev, pigem keskpärane. Väga real, nõustun selle. See on ainuke tõrv meie potis ja ma imestan, et nad nagu ei ole sellega tegelenud, sest sellega oleks vaja tegeleda, sest see oleks top notch. Muidu kõik oli perfektne. Perfektne. Sõbrad, väga huvitav ja äge osa, jällegi täielik kontrast õudsest pellikust sellisesse luksusesse. Eile versus täna. Uni! See on crazy. Siin ei ärganud kordagi, eile märksin mingi vähemalt 5, 6, 7, 8, ma ei tea, mitu korda. Aga kui tahate, et me veel hotelli reidiks, siis võite panna ka video lõppu siia, mis riigi oma tahate, me läheks vaataks järgmisena. Jaa, või äkki te oskate soovitada oma maakonnas mingit ülimalt jubedat kohta, kuhu võiks ööbama minna. Või põnevaid Eestis. Ja, et me kindlasti tšekime need ka üle. Ja sõbrad, nagu ikka, aitäh teile meid vaatamast. Me oleme Millennials ja kui te meid Instas ei jälgi, siis kindlasti pange ka seal follow, Chris Boys. Noh, jah, vahet ei ole, põhimõtteliselt oleme juba üks. Ja kui sa ei suuda otsustada, siis pane Millennials Instagrami kontole follow. Kui video meeldis, like ja subscribe meie kanalile ja näeme nagu ikka järgmisel kolmapäeval. Tšau! Ciao!